Yeah, she's a supergirl. Anu Saagimi podcast Hea tüdruk. Supergirls don't cry. Saadet juhib Piret Tali. Yeah, she's a supergirl. Saate toob teieni Kiven. Kaasaegsed ja inspireerivad juveeliehted. Ükskõik milline on sinu fantaasia. Selleks sobiva Eestis valmistatud Marmella voodi leiad voodike.ee. Moeviin, kaitstud geograafilise tähise Estonian vodka uhke kandja. Kvaliteet on moes. Tähelepanu, tegemist on alkoholiga ja alkohol võib kahjustada teie tervist. Ja mul on jälle rõõm öelda tere, Anu. Mina mõtlesin, et me oleme juba jõudnud 2 hooaega teha, kõik korduvalt lõpetame ära, mõtleme, et elul on ring peale käinud ja ikka saame karussellile uued pääsmed. See on nii tore ja ma tahan sõbrapäeval sind õnnitleda, et sõbrapäev on kingituste tegemine aeg ja ometi mõnikord mida vanemaks, seda paremaks, aga ikkagi vanemaks. Ma tahtsin seda raamatut nii väga, aga need on kõik ära ostetud. Neid tuli uus trükk. Ja nüüd on neid natukeseks ajaks jälle saada. Et ma arvan, et seal on nagu õpetussõnu, mis on proua väärilised, aga ma arvan, et proua suudaks ka nagu paremini kui Prantsuse modellid. Issand, kui armas, aitäh sulle. Ja kui suures ma pean reklaami tegema, ma lugesin lõpuks läbi sinu Kalamaja raamatu. Ühe jutiga lennukis Tenerifele lugesin läbi ja kuna ma olen Kalamaja tüdruk, siis loomulikult mul läksid nii paljud asjad sealt hinge ja tead mis vä? Pühapäeval käisin jõlkusin mööda Kalamaja. Ma isegi proovisin leida sinu seda maja, mida sa nii värvikalt seal kirjeldad. Ja kas see oli õige, et see on Kopli ja graniidi nurgal? Mitte päris. Koplil ja graniidil ei olegi nurka. On ju? Vabrikul ja graniidil on nurk. Kus sa elad? Ma tahan näha seda maja, kus sa peksa said. Peksa ma sain Madara tänaval. See oli üks teises kohas. Ja. Aga ma võin, muide me võime podcasti lõpuks sinna majale panna ju mälestustahvli, kus ma sain haledalt vastu lõugu. Just. Ühesõnaga ma soovitan sinu raamatut ka ja nüüd ma ootan seda Georg Otsa raamatut järgmiseks kingituseks. Ma olen tegelikult väga suur lugeja. Georg Otsa, Eino Baskini. Georg Otsast ei ole lugenud. Georg Otsast me rääkisime tagaruumist, nagu me meiki tegime ja vabandust, Eino Baskinist, jah, seda raamatut tahan ka, et ma olen väga suur lugeja. Eino Baskinit ma olen mitu korda miilustanud ja tuleb välja, et oli kõva naistemees. Oli. Ma olen tema pornoprotsessi toimikut lugenud, see oli 800 lehekülge ja peab tunnistama, ma naersin Riigiarhiivis laginal, sest midagi nii veidrat ma ei ole elus lugenud. Aga see oli muidugi päris tükk aega tagasi, jah? Issand, sa rääkisid kohe õudse loo täna mulle seal meigitoas. Mida ma rääkisin? Ütlesid, et me ei jõuagi valentinipäeva tähistada. No, ma tahasin hakata palju rõõmsamatel teemadel rääkima, aga muidu ma unustan ära. Sa ütlesid, et kõikide nende inimeste kohta, kes nõukaajal siis siit lahkusid või olid lahkumas, keda siis lasti, keda mitte, on ju ka asaratud mina, seal on sellised paksud toimikud Riigiarhiivis ja kirjutatakse milles siis võetakse mu elulugu kokku. Kui ma tahan oma elulugu kirjutada, siis me võtame sealt selle arhiivist selle paksu klade. Issand, ma andsin nüüd mingi hea idee kellelegi ära. Ilma sinu loota ei saa keegi seda lugeda. Ma arvan. Selles mõttes, et sa oled täitsa elus, et selleks, et Baskini toimikut lugeda, siis ma pidin saama notariaalselt tõestatud loa. Et selles mõttes ma arvan, et seda niisama ei saa kätte, aga mind küll huvitaks, mis nad sinu kohta on kirjutanud, kui sa ütlesid, et sinu kirjavahetus oli juba Soomes teada. Jah, et sellest ma ühes podcastis rääkisin, et ma jõudsin Soome ja siis suutsin oma nii-öelda abikaasaga olla seal abielus 3 nädalat ala, põgenesin Helsingisse ja loomulikult siis Suojalupoliisi ehk siis
kellega ma kaitsepolitsei siis eesti keeles võib-olla, siis juba võttis mu seal ette, loomulikult ei tohi 3 nädalaga ei saa mingisugune kooselu lõppeda ja mis mind kõige rohkem seal hämmastas, et nendel olidki paberid laual ja kuna ma olin kirjavahetust pidanud välismaalastega varem, no tol ajal olid ju pioneerid ja komsomolid ju alati olid kirjas. Mul oli ka Saksa TV-s kirjas. No see on päris Saksa TV, aga mul oli üks hästi tore itaallane, kellega ma kohtusin 1980, siis kui ma olin keskaõpilane. Kas siis olid itaallased olemas? Ja meil olid ju olümpiamängud Tallinnas ja ta oli purjetajate meeskond ja sealt ühest purjetajate meeskonnast ühe vahva itaallasega ma kohtusin ja ma ütlen, et itaallased ei ole nii hullud, nagu te arvate. Sellepärast ma olin ikkagi väga noor, eks ole, 17 ja ta sõidutas mind ringi, me käisime randevuudel, ta viis mind sinna, ma ei tea, kuidas ma sinna sisse sain. Pirita hotelli. Pirita selles, ei olnud isegi hotell, nendel oli veel eraldi seal mingi linnak ehitatud sinna mingile platsi peale, kõik nendel olid konteinerite moodi sellised nagu eramud või elamud, sa lihtsalt ma hakkan déjà vu tuleb täiesti peale. Ja ma olin palutud sinna sööma, nad tegid spageeti ja siis nad tegid gorgonzola, juustud ja siis seal oli parmesanod ja kõik asjad. Meil Nõukogude Liidus oli ainult pikantne. Ja ma ei osanud ju neid pikki makarone süüa ja ma mõtle Nõukogude tüdrukuna siis õppisin esimest korda neid makarone sööma lusika ja siis selle kahvliga, noh, nemad olid nii osavad, nemad sõid ainult siis selle kahvliga ja siis üldse, et kuidas need tavad nendel seal olid ja viis sinna sööma, ma õhtustasin nendega, see oli karikutte oli ju seal kõik koos ja tead, mis ma pean ütlema, ma ei mäleta, kas me déjà vuutasime, randevuutasime. Déjà vu tuli mul praegu pähe lihtsalt. Selle meenus selles valentiinipäeva sellise vaibiga. Kus sa oled minu Itaalia mees, kus sa oled? Kas ta nimi oli Marko? Ei, Mario, nagu Super Mario. Ja tead, ja ta oli nii gentleman, ta oli minust aastaid vanem, ta oli täiskasvanud, ma arvan, ta oli üle 20 kindlasti. Isegi vanust ei küsinud. Ja nendel olid autod kaasas, tal oli uhke mingi selline vänn ja siis ta sõidutas mind linna peal sellega ringi, no eks me käisime kuskil kohvikutes või mingites ilusates kohtades. Alati, kui ta mulle koju järgi tuli, siis muidugi avas mulle auto ukse ja seal kõrvalistme peal, ehk siis kuhu mina pidin istuma, vaat seal oli selline, vaadake, need, kes kuulavad, need ei näe, on ju, aga seal oli iga kord selline roosisülem ja mina varem ju ei olnud näinud sellest asja. Mis meil tehti? Meil võeti, meil võeti üks alpikann või nelk, toodi naisterahvale, no maks 2 või 3 on ju, kingituseks. Aga see oli selline viht ja ma ei tea, kus ta sai, järsku siis sel ajal olümpia ajaks oli ikkagi sinna Topi hotelli tehtud mingi eraldi lillesektsioon, kus nad siis, mida iganes, see isegi ei ole tähtis, kus ta sai. Igal juhul suur roosisülem ootas mind iga päev seal tooli peal ja mu ema lõpuks ütles, et mis toimub, nagu ta oli natuke murelik, ei tea küll miks. Aga ta ei oleks pidanud üldse murelik olema, sellepärast, et ma mäletan, et mul isegi oli, ma olin juba täiesti armumas loomulikult ja ma isegi võib-olla seal oleks mingi kord, et enne kui sa autost lahkud, et siis väike musi või midagi, ei. Ta ütles ei, saatsib kodu ukseni ja kuidagi ütles iga kord, et ei, et mina käitun sinuga nii, nagu ma sooviksin, et käitutakse minu õdedega. Tal oli mitu õde ja mina ei tahaks, et oleks mingit sellist kummalist asja. Miks sa selle itaallasega ei võinud abielluda? Kuule edasi, see on nagu lugu läheb ju edasi. Ja siis ta ütles, et ma talle väga meeldin, ma nägin välja toona nagu lumivalguke. Tumeda peaga. Ja mul olid mustad pikad juuksed ja ta ütles, et me kindlasti kohtume veel, et hakkame kirjutama teineteisele.
ja nii edasi, noh muidugi vahetasime aadressi ja nii edasi ja kõik oli kuni viimse päevani tema lahkumiseni, no kõik oli nagu muinasjutus tõesti, ainult sõrmus puudus. Ja siis, aga juhtus selline asi, et me hakkasime tõesti kirju vahetama. Mingid kirjad ma vist isegi sain kätte, aga mingil ajal ma ei saanud enam mitte midagi. Kirjutasin, mitte midagi ei tulnud. Ja kuhu ma nüüd jõuda tahan selle kurva looni, see oli tõesti kurb muinasjutt. Ja seal mingis kirjas oli, mis ma kätte veel sain, seal oli veel umbes, et ta tuleb uuesti sinna Nõukogude Liitu, ta tuleb Tallinnasse, siis, ja siis mingil hetkel need lakkasid ja ma jätan nüüd suure tüki nagu välja sellest loost ja jõuan nüüd sinna, kus ma jõudsin siis Soome ja kus siis nii-öelda kohalik KGB mind üle kuulas, ehk siis Suomen suojelupoliisi, kes oleks pidanud justkui minu poolt olema. Mina sain aru, et kõik, kes põgenevad Nõukogude Liidust, on läänes avasüli oodatud ja vastu võetud. Aga tegelikult ma päriselt ka ei teadnud, et soomlased teevad koostööd Nõukogude Liiduga, ehk siis venelastega. Ja lähen mina sinna ülekuulamisele järjekordsele, kus uuriti, et kas ma siis müün ennast või ma ei müü seal teatud Helsingi hotellides. Ja järsku vaatan mu kirjad ja meie kirjad, ma näen, et sealt on ka teises keeles kirju, see on kõik nende laual. Ehk siis mu kirjad olid konfiskeeritud tõenäoliselt Nõukogude Liidus, mis olid tulnud, loetud mingid asjad läbi, võib-olla seal jõutigi selle kohani, kus Itaalia mees ütles, et ta tuleb ikkagi külla uuesti ja siis mis plaanid tal kõik on ja siis need olid ära võetud ja nüüd ma näen selle inimese ees üle laua, sa näed ju, et su asjad on ja ta esitab ka vastavaid küsimusi ja ta esitas neid küsimusi niimoodi, nagu ma oleks mingisugune spioon olnud. Jäi täiesti selline tunne, et mida ma valesti tein. Noor tüdruk, kes on armunud ilusasse Itaalia mehesse, kes käitus taga väga viisakalt ja ma olin nagu natuke kurjategija või siis spioon. Ühesõnaga mind süüdistati. Seal oli punasega alla tõmmatud see asi ja mis plaanid mul on ja kuhu ma lähen ja miks ma niimoodi olin kirjutanud. Ma ei mäletanudki enam, mida ma olin kirjutanud. Võib-olla olin kurtnud, et mul on keeruline või mida iganes. Ühesõnaga, see oli jube kuritegu. Lihtsalt see lugu lõppes nii labaselt. See kõlab nagu mingi selline kuri võõrasema oleks Okas Roosikese pannud igavesti Nõukogude Liitu lugu taha mingisse torni 100 aastaks, kus sa nagu eladeski välja ei pääse. Et me jõuame tagasi nende muinasjuttude juurde, et sa isegi ei olnud ju siis, või olid Tuhka-Triinu? No ikkagi Tuhka-Triinu, kõik olime Tuhka-Triinud, kes me siin elasime, aga lihtsalt kurb oli see, et ma kujutan ette, mida see maa ju sealpool mõtlesin, et mul viskas seal umbes üle, võib-olla leidsin kellegi teise juba, mina mõtlesin samamoodi ja kuidagi see asi nagu lõppes ja ka loll olin selles mõttes, et kui ma ära sõitsin, ega ma siis ei mõelnud selliste asjade peale, tead, et võtan sealt need vanad kirjad ja aadressid kaasa, nagu see ei olnud esmatähtis, see oli juba nagu möödanik, sest sealt olid juba mõned aastad ju mööda läinud. Et nagu selles mõttes nagu nii kurb lugu, aga nii ta läks. Mõtle, kui oleks praegu Ameerika teleshow, siis avaneksid kardinad ja Super Mario astuks sealt välja. Kas sa kujutaks ette, milline ta praegu võiks välja? Mingi 5-6 aastat minust vanem, täiesti sobilik mulle. Ma arvan, siuke erkvalge särgiga, siuke päevitunud lõuaga purjata. Ja tead, mis mulle veel meelde tuleb? Ma olin imestunud esimest korda elus. Naljakas, et see tuleb mulle täiesti praegu nagu, tõesti nagu déjà vu, et kui me sõime neid makarone, neid spagetisid seal ja kui ma nägin seda karja, neid ilusaid mehi, kes seal kõik toimed, nad ju tegid ise süüa seal. Kes seda ennem oli näinud? Jaa, nad olid nagu nii lahedad, nad olid nii teistsugused. Ja tead, mis mind kõige rohkem naerma hakkas ajas, või ma siis lõpuks isegi küsisin, et oi poisid, aga kas teil sokke ei ole või? Sest nende itaallastele ju meeldivad need loaferid või siis need mokassinid. Purjekingad ja seal sokke ei kanta. Ja meil oli kuidagi, meil pidi valge sokk vähemalt jalas olema. Valge king ja valge sokk ja ma ei tea, mis koledus. Must king ja valge sokk. Just täpselt. Ja see ajas mind kohutavalt naerma ja siis ma mäletan, et ma seda küsisin, kujutad ette, mis mul veel siiani meeles on. Et oi, et kas teil kõik nagu tundub okei, raha on teil kõik on. Kus teil sokke teil ei ole? Kõik sokid on mustad või mis juhtus? Ja siis nad naersid kõväälega. Aga see oli tore. Ma mõtlen, et mis kontekstis ma seda praegu räägin, on see,
et see jättis mulle noorele tüdrukule kustumatu mälestuse sellest, et mehed võivad olla äärmiselt džentelmenlikud. Sest tol ajal ma pean ikkagi nüüd tulema sellise vastiku asja juurde siin kohal, oli see, et ma käisin ju toona juba väljas ja diskodel ja eks vanemad mehed kutsusid mind ka vahel baari. Midibaar oli ja karikabaar oli ja mis meil need popid kohad olid? Virus oli stereobaar, Tuu Nordist oli mul üks härrasmees, baarmen oli mul isegi Peika, tema oli ka hästi viisakas muuseas. Ei toppinud oma käsi valesid valedesse kohtadesse, aga ikkagi toona ja ma ei tea, kas täna on ka selline asi, vist enam mitte, et kui need mehed mind välja kutsusid, siis oli ikkagi selline asi, et ma ostsin sulle joogi umbes, et siis täna õhtul umbes ja siis kui ma olin tuntud ju kaduja, ma kadumistrikki oskasin hästi teha ja ma ei joonud ka, vaata, nad võisid oma kokteile mulle osta nii palju, kui nad tahtsid, aga ma ei joonud toona üldse. Ja tellisin limonaadi tõenäoliselt. Ja siis, et umbes selle välja kutsumise eest, et me viisime su nii peenesse kohta ja siis, et sa oled natukene nagu midagi võlgu. Ja mäletan, et see minu bravuur oli see kadumistrikk, et ma tõesti oskasin minna vetsu ja siis läinud ma olingi. Aga see jättis nagu noorele tüdrukule sellise kustumatu mulje, et mees käitus tõesti nagu džentelmen. Ma ei pidanud tegema seda kadumistrikki isegi. Ta viis mu ise koju ala suudles kätt, eks ole, nii vist ei olnud, ma ei mäleta seda. Aga ühesõnaga, oli viisakas lõpuni, et ma ei pidanud tundma seda, et ma olen võlgu mehele selle eest, et me nüüd käisime kuskil söömas, me käisime kuskil väljas, me veetsime päeva koos, et ma ei olnud selle eest talle võlgu. Ja see on kõige õudsem asi, mis mul noorusajast tegelikult on meelde jäänud. Pidevalt sa olid kuskil meestele võlgu nii öelda, sellepärast, et mida nad siis tegid tõesti selle kokteili eest. Issand, sõbrapäeval räägin sellist poledat juttu. Ei, aga põhimõtteliselt algas ju kõik romantiliselt, mis on ju tore. Ja siis, kuigi ma pean nüüd ütlema, et enne kui meie sõbrapäeva, ma tahtsin nii palju kingitusi täna veel välja jagada, kui me jõuame, hakkan kohe lobisema. Ma tahan ikkagi öelda, et sealt Tuu Nordist oli mul ikkagi ka üks baarmen. Praegu lihtsalt tuli meelde. Jube kiht mees. Illar. Ei olnud Illar. Miks ei olnud? Ma ei mäleta, mis ta nimi enam oli. Elas Graniidi tänaval kusjuures. Kusjuures ma mõtlesin järgi, tegelikult Graniidil on Kopliga. Ja just. Minu tänav ei lähe Koplini välja lihtsalt. Ja ta elas Graniidi tänaval. Ja ta tegi maailma parimat grillkana. Ja ma käisin kodus? Seal töö juures baaris. Ja, seal oli ju mitu baari, isegi mina provintslasena olen seal käinud, seal oli grillbaar, fondüübaar ja midagi oli seal. Seal oli 3-4 erinevat kohta ja ma käisin ju GAG-s ehk siis Tallinna esimeses keskkoolis, mis oli seal üsna lähedal. Ja kujutad ette, see oli nagu filmis jällegi, mõõta 9-10 klass, kooliriided seal seljas on ju. Ja siis nagu njuh, seal natukene midagi vahetasin vetsus. Sinna Tuu Nordi. Siis see tegi mulle söögid seal, grillis kanad, värgid ja siis läks randevuu edasi. Issand, kui ema teaks, mis ma kõik teinud. Kusjuures grillkana oli siis ikkagi nagu top asi, et seda nagu mitte igal pool ei olnud. Ja mul praegu tuleb meelde, mis ta tegi veel. Ta tegi niimoodi, et ta segas ketšupi majoneesi ja hapukoorega ja see oli nii jumalik. See on anu maitse naudingute ja romantika tipp, kui sulle pakuti, mis aasta see võis olla 70-ndad grillkana ja siis kaste, mida praegu ilmselt saab ainult seal kose lögaburgeri kohal. Aga meil ei olnud selliseid asju. Ei olnud. Ja siis ma mäletan, et issand, kui kahju, et ma ta nimi meelde ei tule. Järsku ta vaatab seda podcasti, ta oli must tunduvalt vanem meesterahvas, et tšau sulle, hea meenutus, et ta kutsus mind isegi enda koju, mis juba tundus natukene kahtlane ja ma imestan, et ma julgesin minna ta oli poissmees õnneks, tal ei olnud naistega midagi. Väga šef nägi välja, väga kihvt mees oli. Ta oli lahku läinud, tal oli isegi vist üks laps, kui praegu nagu meelde tuleb. Siis
tead, mis ta oli teinud? Ta tegi kodus mulle pikniku. Ta oli valge laualina pannud põrandale, seal ta oli mulle pikniku teinud. Kõik asjad jälle, mis sõime, midagi ta armastas nagu süüa teha. Ja mitte midagi ei juhtunud. Noh, selles mõttes ta ei tahtnud mind nagu ära kasutada. Ma nägin, et ta tahtis mind, aga ta natukene mitte ei kartnud, vaid ta ei olnud seda sorti mees, kes ta vist otsis nagu pikemaajalist mingisugust. Et ei tahtnud kohe rajalt joosta. Ja me väga pikalt suhtlesime ja siis ta läks lõpuks baarmeniks Toomkooli. Baar oli ka selline, ma ei tea, miks vanasti kõik meil baarid olid keldrites. Mäletad? Mäletad? Nagu sa mäletaks. See on Toompeal, sealt läheb üks väike trepp alla, seal oli ka baar, ma ei tea, mis asutus seal täna on. See on selle vaateplatvormi kõrval täpselt. Ja ta töötas seal baarmenina. Olematu rüütel äkki või midagi sellist? Ja midagi sinna kanti, aga Olematu rüütel restoran on tegelikult seal teisel pool. Oligi võib-olla Toomkooli baar. Ja ma käisin seal ka õhtuti. Ma ei tea, kuidas ema mind välja, kus ma võib-olla aknast ronisin välja. Ma ei tea, ma jõlkusin seal ka õhtuti. Ja tead, mis taga juhtus või? Kuks Toompealt alla? No umbes nii, jah. Mitte päris vabatahtlikult või? Selle koha peal, meil on sõbrapäev ikkagi ja selle koha peal me lõpetame selle loo praegu. Ei, aga ma ju ütlesin järsku ta on täna elus. Okei. Siis ei saa ju nii olla, kas sa oled... Hea selline sissevaade romantika võimalikkusse Eesti NSV-s. Ja no samas on rõõm nentida, et on olnud romantikat. Et mina küll hääletasin kunagi Rock Summeri bändi auto peale, mis oli ka väga tore kogemus ja põhimõtteliselt ma jõudsin peaaegu lava taha, ma kahjuks ei mäleta, mis pagana bänd see oli, aga see oli kõik väga tore ja see oli kõik nagu suurepärane aga kas me jõuame nüüd selleni, et mis oli veel romantiline peale grillkana ja ei, ma lihtsalt toon näiteid, et ma mõtlen, et tagantjärgi, et kui sa oled ikkagi koolitüdruk ja sa võid sellist süütut, natuke naiivset tütarlast ju meesterahvana, kui sa oled tunduvalt vanem, sa võid ju ära kasutada. Ja osa mehi seda siiski ei teinud, et kuidas ma olen nagu nii hästi või libedalt pääsenud, sest mul oli hiljem ikkagi tahad, ma räägin, jumalisse, me ei jõua kingitusi jagada, aga ma kuulan huviga. Ei, näiteks kui ma sain 20, siis mul enne seda oli ka üks peika. Ja me olime vist ka mingi aja käinud, on ju eestlane. Ja saad sa aru, mis ta tegi või? Praegu tuleb meelde. Ta oli vist tüdinud must natukene või võib-olla, ma olen natuke imelik olnud noorest peast tõesti. No ei joo, on ju, ei suitseta, ei teinud seda teist, kolmandat, on ju. Süütu olin kuni 18. eluaastani. No mis asja, siin pole üldse midagi põnevat ju. Ja siis ta võttis kätte, tuli mulle külla lilledega ja tal oli kaasas üks sõber. Ja siis ta lihtsalt ütles, et näed, mul on siin sõber, saage tuttavaks, et tema tahaks väga sinuga tuttavaks saada ja umbes hakake käima. Ehk siis ta nagu andis üle oma sõbrale. Toona ma veel ma vist ei saanud hästi aru, ma mõtlesin, võt see häkk või, me ei tea, mis ma mõtlesin. Kuigi ma hakkasin selle poisiga hiljem käima ja meil oli väga tore, me olime väga kaua koos. Aga mind anti üle. Ja üks päev mõtlesin selle peale millegi pärast ja ma mõtlesin, et Eestis ongi natukene, ma ei tea, kas mujal ka, Soomes ma küll ei täheldanud seda. Meil on need trofee naised ikkagi täiesti, Eestis on selline komme, sest ma tean ikka, meil oli vanasti isegi selline ütelus. Kui me vaatame siin tuntumaid ärimehi ja no ma ei tea, poliitikute kohta ma ei oska nüüd öelda. Naised käivad käest kätte, teatud naised. Et see on nagu perekonna valst ei, see on nagu plaksutatakse siis paariliste vahetus. Ei öeldaksegi trofee naine ja siin tekib see kadeduse moment nagu, et kui su sõbral on väga kihvt naine ja sa näed, et nad käivad ja ta on väga šikk ja väga selline, siis mingil hetkel tahetakse just seda tahetakse nagu teise oma natukene. Et see läheb nagu püha 10 käsuga vastuollu, et sa ei pea ihaldama ligimise naist. Ja... Seda väljendit, see peaks ometi olema kuulnud trofee naise. Jaa, muidugi olen. Ja, meil Eestis on see, ma ei tea, kas see täna enam on. Ma arvan, et muidugi on selles mõttes, et arvestades ju
seda, et ikkagi mingile levelile jäävad daamid tiirlema, nad ei kuku ja kui nad kukuvad allapoole, see on väga kurb, et kui seltskonnas on mingisugune proua, kes on olnud paremal järjel ja siis ta nagu jääb üksinda, kukub tagasi, siis teda seal seltskonnas nagu hoitakse nagu leinavat leske ja poputatakse ja kaasatakse ja siis kui hästi läheb, leiab samast seltskonnast uue mehe, kui ei lähe nii hästi, siis ta kukubki välja, jääb serva peale, millest on ju kokkuvõttes kahju, et võimalik, et see on ka mujal nii, kust meie seda kõike teame või kust mina seda võiks teada. Aga kas selles siis kõiges on üldse romantikat või ei ole? Ma ei tea. Mul lihtsalt tuli meelde, mõtlesin, miks selline asi. Ja ma mäletan, et ma olin ka ju mingis ringis lõpuks toona sees. No kui sa ikkagi suhtlesid baarmenide ja need olid ikkagi toonane ülemklass, rikkad ja jõukad. Taksojuhid, baarmenid, doormans, kõik need. Ilmselt ka siis Viru ärimehed. Tõenäoliselt, jah. Ja, just. Kõik nagu siuke kreemtel ja kreem, kellest hiljem said ilmselt nagu valged ärimehed. ja väga tegusad ja väga tuntudki tänagi. Aga lihtsalt ma mäletan seda ka, et kui ma sain välismaale ja ma esimesena läksin ikkagi, ma läksin Soome küll, aga elama hakkasin nii-öelda Rootsis, kui ma sain sealt Varvast lastud Soomest ja seal oli ju eestlaste suht tuntud kogukond, eestlasi oli seal palju, oli neid, kes olid Alev Ström elas seal. kes olid sealt Eestist ju jalga lasnud, kõik need kummipaadipõgenikud või nendeni mulle veel jõudnudki. Seda hakkad rääkima veriseid lugusid Alex Lõpajaest või? Alex Lõpajaegi oli siis vangis juba, seal olid teised poisid elasid Rootsis. Ja seal oli ka oma nende kogukond nii-öelda. Ja tead, mis ma esimese asjana, ma eriti ei tahtnud nendega seal suhelda, nende eestlastega. Siis ma mõtlesin seda just, et ma olen Eestist minema saanud, et halleluuja, et ma sain nagu sellest ringist nagu välja. Et see rõõmustas mind kõige rohkem ja ma väga minimaalselt üritasin eestlastega Stockholmis suhelda. Ma küll suhtlesin, ma pean siin tänama 2 kummipaadipõgenikku, kes mind ka aitasid mentaalselt väga palju. Mul Kaldan Hämmer pandi vangi ju seal ka mingi hetk. Kõik mehed on vangi pandud. ja see on alati olnud selleks lõikepunktiks. Minna edasi, jah. Aga nad olid olemas täiesti sealt, andsid mulle nõu vägagi kasulikku, kuidas, mida hakkama saada ja mida teha. Aga ikkagi mu pealmine mõte oli kogu aeg see, et ma tahan sellest ringist välja. Ma tahan nendest Eestist. Ja ma tahan sellest välja. Ma ei teadnud võib-olla kõige paremaid inimesi sellest seltskonnast. Võib-olla see oli see, et see nagu natukene rusus mind või see oli nagu taagaks. Ja ma pigem otsisin endale uusi sõpru kohalike seast ja hästi palju sain endale uusi tutvusi. Kui ma läksin keelt õppima lõpuks suure sõjaga, eks ole, aga mehed ei tahtnud mind kooli ka ju lasta seal. Siis, et sealt siis sellest kooliseltskonnast sain endale palju uusi tuttavaid. Ka räägi nendest paadipõgenikest, et millega, mul ei eelmisest korrast kõrvu see, et sa ütlesid, et kriminaal aitab ikkagi teist kriminaali, et kuidas sa nad üles leidsid, et see ei ole ju, ma ei kujuta ette, kuidas see sel ajal internetieelsel ajal käis, et sa ei jooksnud neile ju tänaval vastu või ei otsinud neid mingist kirjarubriigist või kuidas sa nad üles leidsid? Ei, see oli ikkagi võeti minuga ühendust, vaata, see oli see hetk, ma olin natuke aega, eks ole, Soomes olnud, siis ma jõudsin Rootsi, hakkasin ajama neid pabereid, eks ole, et saada endale kodakondsus, sellepärast, et ma olin kogu aeg välja saatmise ohus. Ja miks ma siis ka Dan Hammeriga abiellusin, et jumala pärast saaks paberid korda ja siis ma mõtlesin, ma pean natuke kauem vastu, kui see 3 nädalat on, et ma saaks oma paberid korda. Aga minu meelest nad ikkagi otsisid mind kuidagi ise üles. Ja ma ei tea, mis moel. Aga võib-olla ka see, et ma ikkagi kellegiga Eestist ju endiselt suhtlesin, ega siis telefonid ei olnud ju ära põletatud, kui ma Dan Hammeri juurde jõudsin, tema juhet seinast välja ei tõmbanud. Et ma sain ikkagi oma kodakondsetega Eestis suhelda, kes olid siis või tuttavatega, kes siis tundsid inimesi ikkagi ka välismaal ja sealt kuidagi see sõna levis, et näed, et ta on nüüd jõudnud Stockholmi umbes ja
ja ikka on mingid jetset kohad, kus käiakse, kus käivad nii eestlased kui rootslased koos, seal oli paar kuuma kohta, ööklubid loomulikult. Ja küll me seal siis üksteise otsa komistasime, et see ei olnud üldse nii hull. Ja olid siis šarmikad kutid või? Väga šarmikad. Jaa, ühte ma isegi vist ma ei ütle kumba. Pooled ikkagi nagu... kolmest üks oli kinni. Üks oli vangis, Alex langeb välja. Ja järgi jääb 2 mängijat. Arvake nüüd ise, et ma olin nagu obsessed natukene ühte. Meeldis mulle mõlemad tegelikult. Üks oli aktiivsem. Huvitav, kumba mängis Sangarite filmis Kalmet? Et siin on küsimus ja sellest võib Elula filmis kirjuta ära karvama. Ei, las lugejad või vaatajad pakuvad, et kellega oli crush nagu Anul paadipõgenikest. Moeviin, kaitstud geograafilise tähise Estonian vodka uhke kandja. Kvaliteet on moes. Tähelepanu, tegemist on alkoholiga ja alkohol võib kahjustada teie tervist. Kuule, ja see, kes ära arvab, see saab ju suurepärase kingituse, milleks on selline asi. Kas sa tead, mis asi see on? Seda naised hoiavad endal. Kas see on vibraator või see on mingisugune siuke lisavarustus, et sellega saab, ma ei tea, puhastada kööki, siis saab sinna panna... Katsu. No see näeb niimoodi välja. No ma arvan, et... suriseb, aga miks? See on hambakliinikust, ehk siis nagu te näete. Ma oleks seda kuhugi mujale. Läänemere hambakliinik ja üleüldse me täna loosime välja sinna hambakliinikusse pärlipesu, mis ei ole sugugi odav. See on 100 eurtsi ringis, et mitmete inimeste vahel, kes saadavad meile põnevaid kommentaare või küsimusi, skandaalnäetdelfi.ee siis et saavad, aga üks saab kindlasti sellise asja ja tegelikult see on imelihtne asi, sa paned siia vett, njahti ja siis paned selle tööle ja lihtsalt puhastad oma hambavahed ära, sest inimestel on selline asi, ma olen küll paljudel näinud, mitte sinul, Piret, et hambavahed on ikkagi lähevad tumedaks. Et see on soovitatud. Tead, viimati, kui ma käisin mingil hambaprotseduuril, et siis öeldi mulle, et see on seotud meie nõukaaegse lapsepõlve ja tetratsikliiniga. See on mingisugune ravim, mida kasutati põletike puhul, mis muutis inimeste, kui lapsed seda võtsid, hambad halliks. Mis pärast paljud nagu meie vanused inimesed võib-olla ei ole kõige ilusamate hammastega. Aga selle vastu aitab ju pärlipesu tänapäeval, sest mina käin regulaarselt pärlipesus küll, et ja see aitab. Ja ma ei lase hambaid küll nagu väga valgendada nende keemiliste asjadega, ma kardan. Ma olen kunagi teinud seda, USA-s tegin, sest seal sa proovid seal kõik asjad järgi. Siis ma mäletan, ma tulin Eestisse inimesed. Mis nad vaatavad mind nii veel? Ma saan aru, et hambad kiiskasid nagu Kristuse pühapäist. Ja õnneks see läks tagasi, et see ei jäänud igaveseks, et see oli täiesti, see oli natuke too much, et pidage piiri selliste asjadega. Kuulge, aga meil on veel kingitusi, ehk siis kes kirjutavad, millise paadipõgenikuga Anu Selli saab selle hambapuhastusvahendi? Selle saab ja edasi, aga siit tuleb minu üks lemmikuid kreeme, Blessix, et see on kullaga. Lehtkulda. Aga see on ka siis hakkad pärast hiilgama nagu ikoon? Ei, see kuidagi, ma ei tea, see kuld läheb sul ikkagi siia, see on silmakreem näiteks ja siis, kuna see karbi osa on hästi küll, siis kui sa oled seda pannud, ma mõtlesin, et praegu on juba hea, siis tegelikult paned seda niimoodi surud sellega siia. Tõesti toimib, sest kuidagi see on tehtud sellisest metallist, mis hoiab. Ta on nagu külm kogu aeg. Minu ees avanevad uued diapasoonid, millest ma varem ei ole absoluutselt teadlik olnud. Ja siis ma võin sellise diapasooni sulle teha, et ma lasen sulle kuldaga juustesse. Tõesti? Ja, et kui sa nüüd ei karda. Ei, ma ei karda. Pane silmad kinni. Hoia silmad kinni. Nii. Kas ma hakkan nüüd helendama? Kui ilus. See lõhnab hästi. Imeline. Mille lõhn see on?
nagu komm või? Roosikalõhn. Ühesõnaga, ja siin on veel hästi palju asju. No issand jumal, me oleme nagu juba see My Magic muuseas on minu küüned, mina käin seal hooldamas ja kes jällegi kirjutab, meile saab terve karbitäie. Siin ei ole mingit näidiseid saate. Ei, te saate terve komplekti neid asju. Roosmarii. Palun väga, tead, mis protseduurile ma nüüd lähen või? Issand jumal, sa ei kujuta ette. Ma pidin selle esteetilise meditsiinikliinik. Ei, tead, mis hooldust mulle pakuti ja te saate sinna ka kinkekaardi. See on kinkekaardi, aga siin ei ole kirjutatud, see on ise valida vist. Kuulamist nendel on uus asi, mis nad teevad ja ma lähen seda proovima. Ma olen natukene jänes selles suhtes, aga kuigi paljud arvavad, et ma teen botoxit üle päeva ja nii edasi, see ei vasta tõele. Isegi keegi kirjutas meile, et teibi, mis sa teibid nagu nii süstid? Ei, ma ei ole, ma just tunnistasin üles seal taga, et ma ei ole mitu aastat ja ma olen kunagi mingid kurjuse kortsu lasknud ja neid jooni olen pannud botoxit ja tunnistan üles viimased 2 aastat mitte, sest et ei ole vaja olnud, ma käin näoplastikas. Kas sa läksid anonüümsesse botoxi klubisse, kus kõik tulevad kohale, ma olen 2 aastat ilma botoxit? Ei, see ei ole isegi point. Ma võin botoxit, kui ma näen, et mul läheks midagi paigast ära, ma lasen, mul on... Ma ei saa nime öelda praegu selle koha nime, ma võin öelda Dermamed tegelikult, ma käin küll seal, lasen meso teha, et see ei ole mingi saladus, aga ma tahan öelda, mis mulle Roosmarii kliinik pakkus, ja mida ma olen kartnud ja minu meikar on tegelikult seda proovinud kunagi, ehk sult võetakse seda oma vereplasmat, enda oma võetakse siit veinist. Kõlab juba nagu mingi Eesti suusakoondis. ja siis sellest vereplasmast saab siis valmistada biotäiteaine vastavalt kliendi vajadusele. Ehk siis vaadatakse mu nägu üle, vaata, mul on ju ka, kui ma oleks mingi botoksi hull, siis mul neid kortse siia ei tekiks, et kui ma niimoodi imestan, siis mul tulevad ka kortsud näo peale. Ütleme nii, et sul nägu liigub. Ütleme nii, jah, et mul veel nägu liigub. Aga nüüd on jah selline vereplasma asi tehtud ja... Mis see teeb siis? Kuula. No siis sa näed paari saate pärast, ma lähen käin vahepeal ära, ma lasen seda teha, kuigi ma ütlesin Roosmariile, et tead, et kuna nad ütlesid, et kätele tehakse seda sama asja, kaelale tehakse, ma ütlesin, alustame tagasi hoidnud, alustame kätest. Tee üks käsi ja siis vaatame. Siis saaks võrrelda. Ja siis saaks võrrelda, mis juhtunud on. Nii teemegi. Et ma lähen käin ära seal, proovime ja siis ma siin näitan. Aga kuna seda tehakse kuurina, kunagi mitte ükski asi ei ole nii, et ma käin 1 korra ära ja siis voilà, ime juhtus. Et sa pead ikkagi mingi kuuri tegemisel 6 korda, võib-olla 8 korda, no ma ei tea, kui rikutud nahk on. Aga miks sa kardsid seda siis? Ma kardan seda vereplasma asja, ma ei karda seda, kui mul siit verd võetakse, aga siis, et see uuesti mulle sisse süstitakse kuhugi, siis ma ei... Tead, ma pean tulistama, Kallis Reedu, sorry, et ma sinust räägin, aga sina ükskord proovisid mingid Kardashianitel oli ka samasugune asi. Neil olid isegi tagumiku implantaadid. Ja siis ikkagi, ma ei tea, ma küsisin ka nende käest, et kas ma pean mitu päeva olema kuskil peidus siis, et ikkagi kui mingit asja süstitakse, siis sul jäävad ju mingid jäljed, jäävad. Auk jääb, sinikas võib jääda, paistetus võib tulla. Aga ma ei saa aru, kui see on nagu nii sinu veri, et sa võtad ühest kohast välja, paned teisest kohast sisse. Ei, aga sealt kiirutavad kuskil mingist tsentrifuugist seda. Ja siis pärast lendad... No ma küsin täpselt järgi, siis ma räägin, mis juhtus ja siis vaadake minu peale. On ju, et see selleks. Aga mis ma veel tahtsin öelda, mis meil siin veel on? Kuule, aga need on sulle, need on naiste... Näovahte. Ei ole. Mis siis? Intiimpesukeel. See on intiim kehaosade vaht, jah, tõepoolest. Sellega pesedki ennast siit, sealt ja 3. kohast. Oota, aga mis see roosa jonn on seal? See on, issand jumal, body wash ka, näed ka. Jällegi saad oma intiim... See on nii roosa, et täpselt ma mõtlesin ka, et huvitav kuhu ja mis... Ma igaks juhuks olin vait, ma ei öelnud seda, mida ma mõtlen. Väga ühemõtteliselt suur, kuigi nii suurt, ma ei tea, mina ei ole näinud. Tähendab, ma olen näinud tegelikult. Kus? Aga ma ei ole kogenud, ütleme siis nii. Ma ei usu, et see väga mugav oleks. Ühesõnaga, see komplekt läheb ka loosi, siis lähevad need lugejad, kes on, või vaatajad, kes on kogenud suuremad, võivad ka kirjutada, et nad saavad selle roosa juraka endale. Ja siin jälle babee kreemid ja mitte jällegi mingid väiksed
Maidika, see on juba pool liitrit. Täiskomplekt, mitte isegi, et see on see väärtuslik apteegi kosmeetika. Mul on vist praegu mingi kehakreem. Ja siin on ka intiimkeha osadele sellised jällegi sellised. Minu oled valentiinipäeval kuidagi läheb kõik sinna vööst alla poole. Võib-olla hambari välja rattad või see hambapesu, survepesu. Aga vaata, mis seal pool on, seal on šampoonid ja... Siin on Easy Breezy Wash, Daily Glazing šampoon. Ei, sa pead firma nime ütlema, kallikene. Vesipo, just. Vesipo ja need, ma arvan, et nad on kõik erinevad vahendid ja see on vitamiin, teramiid, kliinikal vitamiin A. Just. Kuule, seda nad küsivad ju ka kogu aeg lõputult, et minu arvates on tänapäeval eriti noored on mingid totaalsed vitamiinisõltlased, et kui palju ja mida sa tarvitad, et tänu sinule sa kinkisid mulle jõuluks kollageeni, kui ma mõtlesin selle üle, milles see tehtud on, mingid härjasilmad või mis iganes, mitte munahärjasilm, vaid päris härjasilmad, et kui ma ei viitsi smuutit teha, seda on õudselt ilge sisse võtta, see pulber kuidagi kleebib Sulle ei meeldinud või? Ei, ma sinu nimel proua tõesti proovin. Tead sa, kuidas mina teen kõik sellised ebameeldivad asjad, jogurtit armastad ju? Jah, kui magus ei ole, siis jah. Ja, plain jogurt. Ega ma ei osta ka mingit välja arvatud ühest kohast, ma ostan ühte, ma ei saa jälle, ta ei ole meie sponsor, okei, pajume. Mulle võtsid selle kohupiim. Ja siis ma... Endal on hästi head marjadega ka, nad on puhtad mustikas või siis või mõni muu mari ja siis ma segan selle pulbri ikkagi sinna sisse. Sest seda ei ole võimalik. Ja siis paned natuke müslit peale ja siis ma panen natuke marju ka ja sa ei saa arugi, et sul on see kollageeni pulber seal sees. Härjasilma pulber. Aga kui mitu hommikul sul on, kui sa võtad omale sisse selle terve selle paketi, sul on nagu roosa pill, oranž pill... Igat värvi on ja kui ma teen selle köögikapi ukse lahti, siis mul tegelikult see esimene riiul on tõesti täis. Mul on seda ette heidetud, öeldud, et ma rääkisin sellest Kannestiili konverentsil, naiste konverents oli seal ja seal oli täpselt seesama küsimus ja meile tuli ka see küsimus, et kuidas, et kas sa paned nagu lampi või paned sa suvaliselt või et kas sa teed vereproove, oli küsimus. Just vahepeal ja kas sa lihtsalt lahmid neid igaks juhuks, siis vereproove ma olen käinud tegemas ja see on tõsi. Sealt tuli välja, aga kuna ma nii palju tarbin, siis see vereproov ju ütleb mulle ka, et kõik on korras. Mul oli kõik korras, mingi ma ei mäleta, ma käisin 1,5 aastat tagasi, kui ma käisin tegemas. See kõla nii, nagu sa väga tihti käiksid. Ja ei käi, ma ei käi. See on kallis lõbu. Ma pean ikkagi ütlema. Et mingit asja mulle soovitati juurde, ma ei mäleta, mis asi see oli, aga üldiselt tuli sealt vereanalüüsist ikkagi see välja, et ma olen nagu tippen-toppen, et kõik on hästi. Mis tähendab minu jaoks alati seda, et kui ma olen nüüd aastaid tarbinud neid toidulisandid, ma ei saa lõpetada, sest ma ei tea, millist lõpetada. ja arstid on mulle ikkagi rahustuseks öelnud, et okei, kui sa mingit asja seal üle tarbid, siis lihtsalt see on siis nagu su piss on lihtsalt kallis. Ongi kõik. Nagu inimesed ütlevad nende vitamiinisüstide jaoks. Seal olen ka käinud, kus juures lasknud veeni ka endale vitamiine. See oli Brigitte Susanna Hunti õhutusel. Käisime, olime seal. Pean ütlema, ja lasti terve selline koti täis vitamiini sisse meile. Ja minul juhtus see, et oleks pidanud nagu ergas kärbes olema. Seal oli, ma ei tea, mis seal kõik oli kokku segatud. Ja ma jäin täiesti... Võti korgi jooksile. Täpselt 2 toredat ilusat vene poissi oli, kes lasid. See oli nii seksikas, see muu õht oli nagu nii seksikas, ainult šampanja puudus. Ma isegi vist limpsisin samal ajal. Seksikas, istud mingisugune ei, aga need kutid olid ja siis nad olid panud endale, see on ka naljakas kohdis, mis asju. Nad olid niudevöödega või? No nad olid tõesti nii lahedad ja nad suhtlesid meiega, rääkisid ja olid sellised toredad ja samal ajal teise käega jõin šampanjat ja ei, väga tore oli. Aga ma olen kõik asjad ikkagi proovinud järgi, võiks nagu öelda. No nüüd seda veresüstimist ei ole proovinud. No aga mitu vitamiini ütlesid? Aga ma siis ütlengi, et ma hommikul hakkangi võtma niimoodi. Kõige olulisem selle tarbimise juures on see, et teatud asju ei tohi
koos tarbida, et ma olen seal jaganud ka seal 2 või 3 lehte need vitamiinipurgid, et ma jumala pärast a la ei võtaks sealt mingit asja. Ja sa pead ka oma organismi järgi joonduma, et kui ma tunnen, et võib-olla magneesium natukene teeb mind väsinumaks ja ta annab ka hea ööune, et siis ma tarbin teda õhtupoole näiteks C-vitamiinid ja sellised ergutavad B12 ja D-vitamiinid, need ma võtan raksti kohe hommikul sisse. D ja B hommikul sisse. Jah, just, et siis, et sa õpid oma ka keha tundma, et millistele asjadele ta nagu ütleb jah ja millistele ta ütleb no. Mul on ainuke paha asi on see, et tõesti, ma ütlesin seda ka seal Annestini konverentsil, et kuna ma tarbin neid nii palju, nii kui ma koju lähen, nii mul kohe plõks, issand, nüüd ma pean seda võtma, seda. Endal oli enne kõht tühi, alati sööge ka natuke midagi olla, võtan tükikese saia või mõne kõrmpsuva muu tükikese. Ja siis sa sööd saia, valget saia? Ei, ma ei söö valget saia. Ma arvan, et sa ei söö. Mul on hapusai, jälle teeme reklaami, pärmivaba sai ja ei, ma ei söö, kuigi ma olen valget saia reklaaminud küll. Ja siis võtan ühe tükikese ja siis ma võtan need toidulisandid, mis ma vaja sisse võtta on. Ja kõige õudsem saab sellest kõht täis. Ja mulle kaob nälg või söögiisu ära ja ma olengi naernud inimest, ütlen, kuidas sa nii heas vormis oled. Elad vitamiinipulbrit. Elan vitamiinipulbritest. Nüüd sa saad jälle mingilt tipparistilt kirja. Anu, vaata ette. See on nii ebatervislik, see on nii õudne. Aga nii see paraku on ja kõige jubedam on see, et kui sa näed jubedam jutumärkides, et kui see toimib, siis sa ei saa, nagu ma just ütlesin, lõpetada, nagu ma ei saa lõpetada šampanja joomist, sest ma kardan, et kui ma selle joomise lõpetan, siis võib, ma ei tea, pauke. Mis siis juhtuda saab? Aga ma saan aru, et nüüd, kus sa, eks ole, vaatad meikimata kujul või peaaegu meikimata kujul mulle vastu minu kodu toidupoe letilt, et kuidas sa sellega vaimses mõttes toime tuled? Miks sa sellega nõus olid? Tahtsid ka olla nagu Pamela Anderson? Ja, ütlen ausalt, Pamela Anderson kindlasti mõjutas mind. No mitte varasem Pamela Anderson. Ei, mitte see. Vaid praegune Pamela. Ja praegune, kui ta otsustas, et kui tema make-up artist, tema meikar siis ära suri, et ei ole parimat sõbrannat, ei ole parimat kaaslannat. Ta nüüd puhtalt leinast ei ta leinast ja kuidagi, ei tea, mis klõps käis, me ju ei tea, eks ole, Reedu, ma loodan, et see ei hakka surema. Pärast seda ei näe mitte keegi enam Anu meigitada. Et siis, et ta otsustas, tegi sellise otsuse ja see on väga hulljulge otsus, sest ta ongi päriselt, me näeme teda igalt poolt ju, kui ta käib kas või väga klämmidalgi üritustel, ta on tõesti täiesti plain, meikimata, mõni ütleb selle kohta õudne, et pangu midagigi peale. Ta on öelnud ise, ta kasutab ikkagi kreeme ja asju, et ta ikkagi turgutab, et ta ei ole päris nii, et ma mitte midagi ei kasuta, et ta turgutab, aga elab puhtalt, kasutab puhtaid toiduaineid ja võimalikult vähe kemikaale. Ma ei ütleks, et ta näeb õudne välja, aga kui mulle see ettepanek Annestiilis tehti, siis ma ohkisin küll natukene või ma ütlesin, oh my god, ütlesin. Sest ma mäletan, et me rääkisime ükskord see ajakirja nime ei nimetanud ja siis ütlesid, et sa üldse tahad vaadata, kas sa lased need pildid läbi, et kas sa oled nõus sellega, et nad ilmuvad. Me tegime pildid ära, ma võin siinkohal tunnistada ja meil läksid osad pildid prügikasti sellepärast, et ma olin lihtsalt, ma mõtlesin, et kui need pildid lähevad ka nüüd sinna ajakirja, siis see ma oleks nagu surmale võlgu olnud, aga see johtub ka sellest, et nüüd ma käisin vahepeal Tenerifel ja mul on natuke jumet peale tulnud. Et sa olid koolnukahvatu? Ma olin tõesti koolnukahvatu ja ma olin just ka haige olnud ja ma olin valge ja ma ei olnud enam valge, ma olin hallikas oliivikarva, mingi rohekas ja see ei ole ilus vaatepilt tegelikult, et sa ei saa nagu päris nagu ära ka inimesi ehmatada, et ega seal midagi muud viga ei olnud, see nahavärv oli nagu koolnud, ma olin väsinud. Ma olin, haige inimene ei näe hea välja. Et me ikkagi lükkasime need mingid pildid ära sealt, sest et see kaanepilt on okei. Ma ei ütleks, et ma olen vaimustusest nüüd hüppan õhku, ma ei ole happy. Aga kuna tagasiside on olnud väga okei,
siis ja mida rohkem ma seda pilti vaatan ja kui ma seda ilmselt 10 aasta pärast vaatan, siis ma tõden, et issand jumal, pole sul häda midagi. Aga sa olid enda kohta nagu väga tõsine, sa nägid välja nagu mingisugune siuke Taani taluneiu ja noh, ei olnud nüüd nagu ma pean natuke kapsaaega viskama, Karoliin ja Kõrd Tarkmeel. Tead, mis mulle öeldi seal fotosessioonil või? Et näe välja nagu oma matustel või? Ei. Aitäh. Ma ei tea. Noh, minu trademark või minu märk on ikkagi naeratus. Ja glamuur. No glamuur ka, aga unustame selle glamuuri ära, ma ei ärka hommikul üles, ma ei ole glamuurne ja ma olen nagu nässakas. Mitte keegi ei ole. Jah, et unustame selle ära, aga ma ikkagi naeran, ma hästi palju naeran ja mul on ikka suu kõrvuni iga väikse asja pärast, järsku ma idioot, ma ei tea. Ei ole varemgi öeldud seda, mis sa hirnud kogu aeg. Ja seal konkreetsel fotosessioonil öeldi mulle, et ma ei tohi naerda, ühelgi pildil ma ei tohi naerda ja ma ei tohtinud ka oma pikki koibasid seal eksponeerida. Et ma pidin nagu olema ja see tegi mind nii kurvaks, et šampanjad ka ei toodud. Olid mingid smuutid ainult seal meil ja siis kohvi vist oli, vesi ja viinamarjad ja ma olin kurb. See kõlab nagu see oleks mingisuguses paastulaagris käinud. Ja see, ma ei olnud nagu omas elemendis, mind teeb selline asi nagu kurvaks, kui mul keelatakse mingeid asju tegemast. Ehk siis, jah, sunniti olema kurb. Ja siis me tegime, ma pean üles tunnistama, sest seal on ju mõned pildid on ju meigiga ja osa on ilma meigita. Et siis me tegime ikkagi eraldi veel fotosessiooni, sest õnneks Kelly, Anne Stiili peatoimetaja, ikkagi ei jäänud sellega rahule, et ma olin absoluutselt igal pildil mitte kole, vaid tõsine, kurb. Ja nagu sa ütlesid, natuke nagu surmale võlgu näoga. Ei no nii hull ei olnud. Ja ka tema ütles, et ei, see ikka päris ei lähe, et kui me tunneme Anut, et ta naerab ja lõkerdab kogu aeg ja tal on nagu vahva olla, et siis tuleb ikka paar pilti sellist ka teha, kus ta on päriselt omas elemendis, et noh, las ta siis olla 50-50 nagu. Et see oli kui suures ma tegin meil on saade läbi, kas sa tead seda, aga räägi lõpetuseks midagi. Ma saan aru, et sa ise kahtlustasid, et kurjad inimesed ostavad selle kaane, kus sa oled meikimata, et nagu mõnuga käsi hõõruda vaadata. Aga peab tunnistama, et minu kodu toidupoes ei olnud muid glamuursemaid kaasi. Ma lappasin selle hunniku läbi, et ma saan aru, et on 2 esikaant, et ma tahan tõesti pikisilmi ootan seda statistikat, et teada, kumb kaas müüs paremini. Tead, see läheb eri regioonidesse, sest ma vaatasin, kui ma lennujaamas tagasi tulin, siis lennujaamas müüdi ainult seda glamuurset kaant. Sinna viidudki muu. Ja nad ei julge viiagi, sest ma vaatan meil Eestis sellised naised. Eesti kaubamärk on ilusad naised. ja siis ma olengi märganud, et teatud Koplisse tuuakse ilma meigita. Sellega olen jumala rahul, sinna sobib hästi. Kuule, ma olen Hipsterlandi pealkiri. Telliskivisse sobib ka. Aga sinna Viimsisse ja sinna läheb puhas glamuur. Sinna läheb glamuur. Mustakale läheb ja Õismäele läheb ka see plain. Sõnaga nii, et ärge muretsege. Siin on kõik ära jaotatud. Et Balti jaamas me nägin mõlemat, aga ma tahtsin osta seda plaini, üks oli järgi ja ülejäänud olid glamuur. Vaat see oli huvitav. Äkki neil oli leti all oli seda plaini veel. Ja siis tead osades kohtades ma olen märganud, et on küll mõlemad. Vaata niimoodi. Nad on peitnud need glamuurid ilma meigita on pannud selle glamuuri taha. Jah, see on minu jaoks nagu tõeliselt ajakirjanduslikku uurimust vääriv küsimus. Kumb müüb paremini? Kas meigigaanu või meigita? Aga me jõuame selleni meie viimases podcasti saates 8. Sest siis on kindlasti juba statistika välja tulnud. Minu arvates meist võiks saada siuke elutöö, et muidu me 1 hooaja kaupa rapsime, 3 hooaja kaupa rapsime. Tead, me paneme nagu see rahva oma kaitse, me paneme 30 aastat siit veel edasi. No kohtumiseni tugiraamiga. Aitäh Moe Viinale, kes meid täna šampanjaga kostitas loomulikult. Juhu! See ei sisalda viina. Siin ei ole alkoholi või? Ei, see sisaldab alkoholi, aga ta ei sisalda viina. Kreepsu saama. Kas meil jäi keegi ja kusjuures haage vesi on minu lemmik. Mul on see pudeli kuju, mul on veest ükskõik. Ei, ma ostan ainult selle pärast seda, sest ta on nii glamuurne. Nii glamuurne. Kas meil jäi keegi mainimata veel?
Ei, ma arvan, et kõiki juba peaaegu mainiti, aga ma ikkagi tahaks ühe sõbrapäeva. Ja unustasime šokolaad, issa, ma ühe karbi panin, kusjuures mis firma omad need olid, mul ei tule praegu meelde, vaata ruttusid, ma ei tea kust. Ma ei tea kust. Et järgmises saates ütlen, et maasikad. Need on maasikad ja kaetud siis tumeda, heleda ja valge ja roosa šokolaadiga. Issand, kui piinlik, et me ei saa nüüd seda firma. Vaata, kui palju pabereid mul on. Sa oled kõik nagu omandanud teadmised selle kohta, kuhu mingit kreemi peale panna. Mul ei olegi seda paberit, ma ei tea. Oota, ära nüüd minu pabereid võta. No ühesõnaga, me ütleme järgmises saates jumalikud ja need saiad koogid ka, et kõik on jumalikud. Ja tõesti, kingitusi on palju, ei ole niimoodi, et ühe kaupa, siin tulevad ikka 5 kaupa need, et kirjutage meile siis skandaalne@delfi.ee ja seal siis parimad küsimused või kommentaarid. Ei pea olema alati heatahtlik, ükskord 2 korda on kingitusi saanud ka need inimesed, kes on natukene valusalt kirjutanud, kritiseerinud, aga see ei tähenda seda, et te peaksite kritiseerima. Palun. et ei ole nii, et me ainult nendele jagame kingitusi, kes meid pjedestaalile upitavad. Ja mina näiteks tegelesin küll sisekaemusega, kui ma sain ka kirja sinu hiilguse varjus, et kuidas ma olen siiamaani käsitlenud ennast halli hiirekesena ja olen varjanud kõiki oma sisemisi krutskeid. Ma arvan, et võib-olla see on sinu nagu hea teraapiline mõju, et sa avad igas naises siis primadonna. Just. Et suutsin ikkagi kusagilt, kust proua oli Pärnumaa tori tagant ikkagi üllatada teda, ta arvas, et ma surengi halli hiirekesena. Et ma tänan, et sa pakud ikkagi meie argipäevadesse glamuuri. Nii, aga siis kuna on valentinipäev täna, siis midagi siis sõprusest ja ma ei tea, kas mees-naine sõprusest või naine või mees sõprusest või mida võiks üldse öelda. Üks küsimus oli küll mul esitatud siin, et kas naine saab ilma meheta ka hakkama. No me räägime praegu heterodest, eks ole. Et siis mul tuleb küll selline ühe toreda inimese ütelus meelde, et naine ilma meheta on nagu pea ilma valuta. Järgmise korrani. Yeah, she's a super girl. Hea tüdruk. Super girls don't cry.